No nii, sõbrad, aitab küll. Müüsime, mis me müüsime, lootes, et saame võimalikult paljudele asjadele nagu teise ringi, teise elu anda, aga nüüd aitab, kuna see müügiprotsess on võtnud nii kaua aega, hästi palju on selliseid, hoia mulle palun seda, ma tulen 2 nädala pärast, ma ei tea, ei ole kindel ja siis kui oled seda kinni hoidnud ja siis 2 nädala pärast öeldakse, et ei, tegelikult ma ei tahtnud seda. Siis nüüd aitab, nüüd viskame kogu selle nodi ära. Ja ma laenasin täna siis sõbralt kaubikut, teeme viimase prügitiiru. Nii et kui see siin saab tühjaks, siis enam pole palju jäänud, ma luban. Ma küll ütlesin, et see võtab 6 aega. Tänaseks päevaks on 2,5 kuud äkki möödas ja lõppu veel ei paista. Või okei, tegelikult paistab küll, tegelikult ei ole midagi nii palju teha. Aga jah, teeme siis viimase prügitiiru ja kolime sisse. On ju! Veits sai asju, aga ülimugav koht, kuhu asju tuua. Kõik konteinerid on eraldi märgistatud, et kipsi ja ehituspraht ühte kohta, puit teise, kõik selline mööblid, elektri, tehnika ja sellised asjad, kemikaalid. Nii et nüüd ma lappan selle kaubiku tühjaks ja siis tagasi Tallinna. Kuna see süsteem on see, et sa enne sõidad, enne prügilat sõidad kaalu peale ja siis pärast sõidad uuesti kaalu peale ja siis saadakse teada see vahe. Siis ma alati mängin mängu, et huvitav palju seekord kilosid on. Ja täna oli by far kõige raskem laadung, mis ma olen ära viinud. Õige vastus on 380 kilo. Nii et ja mingisugune, ma ei tea, 12 korda 5. korruselt trepist üles alla kõike seda tassida alla. Raske. Aga nüüd siis ma arvan, et on õige aeg lõunaks, nii et sõidame koju ja teeme mingi lõuna ja siis vaatame edasi, mis ja kus me omadega oleme ja kuidas edasi. Jou! Tere! Is vlog time! Aga alustasin. Alustasid või? Jah. Nii tubli oled. Aga vahepeal ei filmin. Ühesõnaga, me tulime koristama. Me puhastasime siit ära. Eile veel andsime oma laua ja toolid siit ära. Ma näitan ka kõige suuremat. Vannituba on tühi. Me ei puutu vannituba. Me ei puutu. Aga ma sain ka vahendi, mingisuguse hea vahendi, millega ma nüüd proovin. Panen selle siit toimima. Vaatame, kas saame puhtaks ka. Vaadake, kes meile tuli. Pinge peal või? Ei, mis see oli? Ei olnud mööblimees. Puidumees. Puumees. Puumees. Ei, puidumees. No finalmente ma ütlen. Hakkab looma. Hakkab looma. Tere! Mis sina teed? Hakkasin pararpama. Kaege värki. Ei astugi. Ma ei tea, millele ma praegu astusin, aga Eero tahtis neid jätta. Nägite, nüüd on valgus käes. Noh, kui ta tundub? Mis asi? Põrand. Väga hea. Oota, miga asi sinna jääb? Raka. Siuke väike tükk võib jääda või? Ei või ju. Raka. Davai. Ehk siis, no judgment please, see ei jää sealt niimoodi. Ei jää, on ju. Oleks põlvekaitsmeid vaja või? Mul oleks neid ratastel seda käru vaja, vaata, mis plaatijatel on. Jõhker mõelda, et see, mis siin on. Muideks ma käisin poes üks päev kaarautos ja vaatasin seal ringi. Vaatasin, see on täie kilo, siis sain aru, et see oli see sama, mis me olime ostnud. Ehk siis topelt 2 korda olen ma valinud selle valituks. Kas see ei ole mitte hea uudis? See on väga uudis. See on väga uudis. Aga Eero jätkab põrandapanekuga.
ja mina hakkan, ühesõnaga meil ongi siin niimoodi naljakalt, et köök on nagu krunditud ja elutoa siis üks pool, siit on nagu krunditud ja nüüd sealt uksest hakkab siis mingisugune mant pihta. Et kuna meil need seinad olid kõik kinni kaetud enne, siis mina hakkan nüüd nendega tegelema. Panen esimest korda ennast timelapsi, kuidas ma lihvin ja krundin. Ja siis loodame, et täna juba lähme siit niimoodi ära, et väga palju parem vaatepilt on. Vot, are you excited? Right. Sorry. Tere! Ma olen siin ainult lobisenud, aga keegi teine on tööd ka teinud ja väga cute sai. Ja edu saame näha, kui tead, mis teed on. Jah, lõpuks on siis see töö, mida Eero teab, mis ta teeb. Oi. Praegu sa oled võtnud. Kohe väike pank. Just ütlesin. Ei tohigi ennast kiita üldse põhimõtteliselt. Ühesõnaga, meil sai selline laminaat, me oleme sellega mega rahul. See paistab siit videost mega kontrastne. See ei ole tegelikult üldse nagu need tumedad kohad ei ole üldse nii tumedad. Mega naljakas. Aga me oleme siis nii kaugel, et selle põranda me saame siin maha täna. Kui meil on nüüd põrand maas, siis me paneme siia nagu selle paberi peale ja need soomepapitükid peale. Ja siis laome siit põranda keskelt kõik täis, sellepärast et nüüd hakkab pinnavärvi värvimine, mis on väga äge, sellepärast et see tähendab, et Aleksandri tuba on kohe varsti valmis. Üliäge! Muud ei olegi siin midagi rääkida, kui ennast lihtsalt kiita, et asjad hakkavad ilusad välja nägema juba. Lauri ja Ketel ütlesid ka, et nüüd on see aeg, kus saab ilusalt asjadega tegeleda. Meil on ka see aeg nüüd, kuigi ülejäänud korteris ringi käies seda väga ei paista. Aga jah, muud vist öelda ei ole. Peaks uue teraastma Ketel. Kuule, see ketas on juba väga hästi meid teeninud. Ühesõnaga, mida ma tahtsin öelda on see, et meil oleks nagu 2 eri universumid siin, nagu see tuba siin ja siis seal on lihtsalt valged seinad ja põrand maas. Mega naljakas. No võt, mina siin olen mures nende kiilude ja nende heaolude pärast samal ajal, kui siin mõtleb händilt kohe lahenduse välja. Siin näeb kõige paremini seda, kuidas see vahe nüüd kinni tõmmata. Seda siin. Kes meil tuleb? Meile tuleb Jelveni mees uksi mõõtma, sest ma enam ei julge ise mõõtmisega tegeleda. Jep. Ei, vabandust, Svedor. Aga jah, Endise nimega Jelven. ühesõnaga, et me ikkagi enne aasta pidime lõikama seal ka. Nii et vaatame, tuleb Ja mõõdab lõiks ära. täitma. Jah, tuleb mõõdab siit kõik ära ja siis me juba saame võib-olla lähiajal endale uksed, mis juba teeks elu nii palju paremaks siin ja mis annaks siis nagu ka võimaluse edasi teha esiku seina, sest me ei tea, kuhu nii kips praegusel hetkel peab tulema. Et meil nüüd targad inimesed tulevad siis vaatama.